Ei küsi. Tee, mis tahad. Ei tee. Siis sa lülitad juba ennast tasa. Ei lülita. No, Kuidas ma tasalt, kas ma pean minema korrumpeerunud poliitikutega koostööd tegema? Ei, sest inimene usaldus on nii. Usaldust ei saa natukene, usaldada ei saa natukene. Kas sa usaldad või ei usalda? Aga kui inimesed on tänaseks EKRE näiteks ei ole suutnud võimu lihtsalt nii kergelt käest ära ja ei suuda seda tagasi võtta, siis nendega pole midagi teha. need on poliitilised kokkulepped. Täpselt, ju ma ei taha teha äri või kokkulepet inimestega, kes on manipuleeritavad, mõjutatavad raha. Sa siis põhimõtteliselt selle 4 kuu testide ajal ei ole vestelnud parlamendi liikmetega. Olen vestelnud paljude poliitikutega, olen mõnes osa võtnud, mõnele ei öelnud, olen teinud tööd, aga seda ma ei reklaami. Aga miks? Miks ma pean seda reklaamima? No osa vähemalt oleks hea, aga avalikult. Ma olen rääkinud avalikult, isegi on mingi filmilindi, ma rääkisin ühe inimesega väga pikalt, oli Monika Telina, ma rääkisin EKRE-ga, võib-olla leiab mingi koostöö variandi, aga me lõpuks ikkagi jõudsime sinnamaani. Ei näinud nii tugevat ühist, et minna aidata või toetada. Teevad mõned inimesed väga head tööd, aga mul on oma arusaam. Sa ei näe seda võimalust, et teeks, ütleme, ressurss on pandud, ütleme, ma täiesti lambist praegu ütlen, et 5 kuud proteste. Aga me ei ole... Iga kuu 5000, 25 000 keegi on alla. Me ei ole siin, mina ei ole seda protesti rahastanud, korraldanud, ma olen lihtsalt osa võtnud oma sõnumit edasi panna. Kelle tellitud on nüüd trendid? Ei tea, üldse ei tea. Mina käisin üksinda ringi Vaba Eesti sildiga, nagu seda tähele panid. William. Seda oled Williami käest küsima. Kuidas sa ei tea? Miks sina siia tulid? Jah. Kõik sulle maksid, et siia Oma raha eest. No näed, me teeme kõik oma raha eest. See lipp maksab minu ühe päeva töö ja ma pakun välja, et võib-olla 10-15 eurot materiaalne näiteks. Vaba Eesti tegevus on Vaba Eesti liikmete toel, nad omast taskust maksavad kõik täpselt nii palju kui on ja nii me toimetame ja selle Toompea üritusel käisin ma üksi Vaba Eesti sildiga ringi ja ma tulin Vaba Eesti, ma tõin vabaduse sõnumit tooma, mitte trellitatud inimese reklaami. Mind see üldse juhitas, ma teadsin, et seadus võetud vastu, isegi kui meil on 10 000 inimest. Kus sa teadsid seda? Aga see on loogiline. Ülevalt öeldi. Siin pole vaja isegi, siin ei pea olema ajuhiiglane, et sellest aru saada. Kui vabamüürised juhivad seda poliitikat, siis on käsud antud, vahet pole, kui palju siin väljas on inimesi. Jaa, aga miks sa ei taha tõsist parteid teha? Protestipartei, kui sa ütled, et sa põhimõtteliselt ei taha... Vaata, ma teen erakonda nii, nagu erakonna liikmed seda soovib. Ja me ei aja siin ühe inimese ideoloogiat taga. Poliitikas põhineb kogu süsteem, kogu parteisüsteem isiksusega. Kui sa hakkad seda eirama, kui nende käes on meie raha 7 aastaga 16,5 miljardit, ainult see ESM pluss riigieelarve suures osas, siis sa pead endale tunnistama, et kas sa saad enam-vähem mingisuguse võrreldava raha, eks. Kapitalismis on raha oluline. Või sa teed tõsiselt poliitilise partei ja inimesed tõsiselt hääletavad. Aga kui sa ütled, et see on protestipartei, kui see kava on täpselt nii vilets, nagu on selle paberi peal, ma lugesin, ta on vilets. Vilets sinu jaoks. Sa räägid enda eest, sa ei saa rääkida. Ma ei näe ühtegi sinu toetajatega jüngrit sinu ümber. Sa oled üksi käid vabamüürlaste sildiga, üksi käid lipuga. Vabamüürlaste? No vabamüürlaste sõnumitega. Kõik on vabamüürlased, isegi Edgar Savisaar küsis, et sa oled vabamüürlane. Aga Meeli ütles seda mulle. Ja nüüd ta ei tunnistanud seda muidugi, jah? Ta valetas kaameras. Okei, selge. Ma ei ole öelnud. Aga kus on sinu toetajad fond, et sa ütled, et mina teen kõik valesti, aga sina teed õigesti? Millega sa võrdled? Kas sa tead tulemust ette, et minu tegevus on vale? Et sa oled näinud minu tulemust juba või sa ennustad ette? Kuidas sa oled nii tark ennustama ette, et minu tegevus on vale? Täpselt need vabamüürlikud sümbolid, mis on sinuga seotud ikkagi? Vaata, maailm on sümbolid täis ja mina ei istu ennem kuskil arhiivides, äkki ma panen kellegi halva sümboli oma sellest, millest ma ei tea. Sa ei leia, et see oleks nagu kohustuslik ühiskondliku organisatsiooni. Märke on terve maailm täis. Küsi Ülo Vooglaiu käest, et kas ta ei taha vabamüürlaste Rooma klubist välja. Aga palun tee seda.
kui sa tunned, et see häirib sind, palun mine tee seda, siis mine tee seda. Ära tule mulle tundma, et sa oled suur mees. Mine tee need asjad sellised, mis sind häirib. Ma küsin praegu sinu kohta. Aga minul ei sa häiri ütlesid, et sa ei lähe arhiividesse kõigepealt. Mind ei huvita see. Mina olen ennast harinud sotsiaalteadustes 5 aastat. Tubli. Semiootika, psühholoogia. Aga mine hari edasi. Ma ei takista sind. Meil on vaba maa. Sa tuled mulle suruma peale oma ideoloogia, Sulle ei see ei ole minu asi. tundu, et kui sa ütled mulle, et mine hari edasi, aga siis väidad, et sa ei ole ennast harinud ja sa põhimõtteliselt arhiivides istuja. Jaa, täpselt ei ole mina. Mul on selle jaoks inimesed ümber. Kuidas valesti on? Mul on selle jaoks inimesed ümberringi. Ülo Vooglaid, kes on otsapidi vabamüür. Ma olen ka Ülo Vooglaid öelnud, aga kõigis vabamüürlast ei saa tonti näha. Ja mina ei sildista inimesed, sa Kõik vabamüürlased on tondid rahvuslaste jaoks. On. Ei ole. See on põhimõtteline. Küll ei ole Ülo Vooglaid mulle isiklikult haigetega valu teinud ja probleeme tekitanud. Küll aga sina oled meile probleeme tekitanud oma sõnavõtuse ja siltide ja uudistelugudega, aga ma suhtlen sinuga siiski, püüan võimalikult džentelmen olla sinu suhtes, kuulan su ära. Ma annan liiga palju infot. Ei, see on minu isiklik arvamus. Minu isiklik arvamus on see, et su fookus on seal, ei peaks olema. Su fookus on see, et sa nokkida inimeste kallal isiklikult, selle asemel, et teha midagi reaalselt, et oleks Eesti riik vaba, et me ei peaks siin seisma. Aga sa traumeerid ja ründad inimesi isiklikult, aga ise mitte midagi tegemata. Sa räägid, sa oled tark mees, aga kus on tulemus peale sõnade ja teiste ründamise? 29. detsembril 2019 oli Rahvusraamatukogus EKRE konservatiivide klubi. Sinna oli kutsutud esinema Ülo Vooglaid. Seal oli tema mentoriks endine ERR Cargo osakonna direktor. Me rääkisime selle mehega. Ja jutt oli Rail Balticust. No ta on põhimõtteliselt raudteeehitus. Mina väitsin kahesuunaline elektrifitseeritud raudteeehitus maksab 1,3 miljonit jooksev kilomeetrit. See mees väitis, et maksab 10 miljonit. Ja siis ta hakkas nagu kogu selle EKRE patriootide seltskonna ees tembeldama mind, et mina tahan ehitada Rail Balticut. Aga tema jutt oli hoopis selline, et see maksab nii palju, me peame selle raha pesema, eks põhimõtteliselt. Nüüd, kas sinu hinnangul, kes on selline inimene, kes on sellise staatusega, räägib sellist juttu ja Now I get like normally I do like 2 agendas. Aga üks asi see, et ei ole siin, see ei ole viisakas. Kui need inimesed oleks siin, siis ma küsiks nende käest, sest ma ei valda seda sinu teemat, mina ei olnud sellel kongressi või üritusel või sündmusel, nii et seega ma ei vasta sulle. Aga küsi Ülo käest kontaktid. Küsi Üle käest kontaktid. Tee video, ma olen nõus osalema, küsimusi esitama. Aga kui ma vaatasin seda videot, mis oli tehtud Saalega ja mida Saale juhatas ja ta ütles, et tuleb, see tekst oli umbes selline, et tuleb hea uus või tuleb uus. Minu kartuseks on kõige suurem, et kui Daniel rääkis siin 7. aprillil, et meie võtame vabamüürlastelt selle NVO konstrueerimise üle. Mina ei näe, et tal oleks seda ressurssi üle võtta. Et kui ta hakkad nagu spekuleerima selliste asjadega, aga tegelikult tegevus on midagi muud, siis ma näengi, et tegelikult mängivad vabamüürlased meiesugused kotid. See on ikka vaeg. No aga sa oled nõus sellega, et... Ma ei ole mitte millegagi nõus, mis sa räägid. Ma rääkisin 140 000 talust. Jaa, mul on vaja fakte, ma ütlesin, too mulle faktid kõigepealt, sa räägid numbrit, aga mina pean nägema fakti. Mis ajast tekkis 140 000 talu? Mis on nende õigus? Kõik on vaja, kui sa ütlesid, et sa oled arhiivis istud, järelikult sul on mingi fakti. Ma tahaks neid fakte näha, sa võid tuua mulle dokumendid ja vaatame neid asju koos. Võib-olla nüüd on tänaseks juba midagi muutunud. Me peame seda asja vaatama, ma ei ütle täna sul siin Toompea ees, et jah, ma olen sinuga nõus. Et ajalugu on muutunud. Ma kirjutan sulle nüüd, kus sa saad 140 000. Sa võid mulle saata e-maili, mul võid see paber ära kaotada. Sealt võiks pihta väikest.
et ei pea nagu omavahel võitlema. jaa, täpselt, vot seda ma tahangi öelda. Ma tahan sulle ausalt öelda, sa oled liiga isiklikuks lähed. Aga selle asemel, et eesmärgid maha teha, parem otsi koostöövarianti. Veiko, kuule, jah, ma kirjutasin sinu kohta ühes ajakirjanduses tohutu suure sitahunniku kokku. Aga kuidas ma saaks selle nüüd heastada ja äkki teeks koostööd? Ma ei ole nõus siukseid sõnu kasutama. No vot, aga ma olen näinud artikleid. Ma ei ole siukseid sõnu kunagi kasutanud. Sellegipoolest oleks ma mingi ära keeranud, ma ei tea, halb inimene. Ma keeraks sulle selja, ma ütleks sulle tere, ma ei suhtleks sinuga Aga võtame need artiklid kokku, teeme koosoleku Vaba Eestiga, teeme juturingi, nagu Mati tavaliselt teeb, eks ju. Igaüks räägib nii kaua, kui üks teematakk on nagu selgusele saanud. Me võime igasuguseid juturinge teha, kui seal on konstruktiivne jutuajamine ja ei lähe nagu laadaks või keegi ei jäägi rääkima. Oled sa osalenud nende juturingidel siin? Ma olen teinud indiaanlaste juures Brasiilias juturingi, nii et ma tean, siin ei ole. No Heleri on näiteks osalenud. Ei, ma ei ole kindel. Meil oli 9. oli midagi selle taolist. Nii et ma arvan, et meie jutu on nüüd lõppenud, et piisab räägib. Sa lähed ära, tahad ära minna, siis me ei saa seda keelata vaata. Jätkuvalt soovin sulle valgust aega ja armastust.